ja taaskord, et kui teil on võimalus, siis lülitage videopilt sisse. Meil on väga hea meel näha neid ja siis on tunne kohe sellisem kogukondlikum. Minu nimi on Maarja Mõttus ja ma tervishoiuteenuste disainiga just värskelt lugesin üle. Olen tegelenud siis tänaseks 7 aastat ja igapäevast töötajan Eesti Kunstiakadeemias, aga selle kõrvalt olen siis ka külalisdisaineriks Riigi Innotiimis, kus juhuse kombel on mul heaks kolleegiks ka üks tänastest esinejatest, Daniel Koduga. Aga esimest korda siis Disainikeskus on eest võtnud rääkidagi tervishoiust ja sellest, kuidas disainerid saavad siis tervishoiusüsteemi või natuke kitsamalt teenuseid aidata inimsõbralikumaks kujundada, niisiis patsiendisõbralikumaks, aga samavõrra oluline on ka tervishoiutöötajate endi heaolu või suisa töörõõm. Ja täna meil on 3 esinejat. Me alustame sellisest suurema pildi vaatest. Kiti Kubo räägib, mis on haigekassal süsteemi vaates töös ja mis rolli näeb haigekassa disainil. Siis liigume rohkem asutuse vaatesse. Liina Pääbo tutvustab seda, kuidas Tartu Ülikooli Kliinikumis on juba 1,5 aastat siis insuldi ravi korraldust paremaks muudetud. Ja siis lõpetame nagu disainil oluline taaskord inimese vaatega ja Daniel siis räägib sellest. Aga viskan pilgu korraks kellale ja paar minutit veel koguneme, aga siis vaikselt ka tutvustan Kitit, kes siis on, ma ütleks, esiteks ma kuulajatele teen kohe selgeks, et kuna see tervishoiu disainerite ja disainihuviliste ring on väike, siis me oleme ka Kitiga ja ka Liinaga ja ka Danieliga head tuttavad ja aeg-ajalt olnud ka kolleegid, nii et me omavahel siin oleme üpris sellises sinavormis. Ja Kiti on siis täna eest vedamas haigekassa innovatsiooni tegevusi, aga varasemalt ta juba aastaid tagasi seisis hea ja lükkas takka teenusedisaini rakendamist Tehnopoli tervishoiu klastris. Ja Kiti tõepoolest on selline algataja ja paljude muutuste taga. Võib-olla ei olegi halli kardinalina alati tema nägu igalt poolt ei pruugi paista. Aga Kiti, võib-olla sa paari lausega tahad veel midagi enda kohta tutvustuseks öelda ja siis juba liiguksime edasi sinu ettekande juurde. Aitäh, Maarja, ja tere kõigile. Sa tegid väga uhke sissejuhatus ja kuidas siin jätkata. Võib-olla kui sa ise ütlesid, et sa lugesid nüüd kokku, et kaua sa selle teenuse disainiga või tervishoius teenuse disainiga tegelenud oled, siis ma ka paratamatult hakkasin nüüd selle tänase esinemise tarbeks siis seda kokku lugema, et minevikus aastad on juba üsna segi läinud, et mis täpselt, mis ajahetkel oli. Aga sain ka umbes niimoodi, et kusagil 5-6 aastat aktiivsemalt üldse innovatsiooniga oleme siis tervishoiusektoris tegelenud.
kuigi innovatsiooniga nii-öelda erinevatel tasanditel, nii riigipoliitika kui ka päriselt nii-öelda sellise startupi ettevõtte loomise tasandini välja nii-öelda kogu ampluaaga. Olen praktiliselt terve tööalase elu tegelenud, aga siis jah, tervishoius viimased 5-6 aastat. Ja teenuse disainis ma arvan, et ma ennast nimetaks pigem selliseks innukaks, huviliseks ja võib-olla selliseks teadlikuks tellijaks, et võib-olla täna proovin ka sellest nagu tellija vaadet tuua siis sellesse arutellu. Hästi, sa võid välja kaevata slaidid ja nendele uutele tulijatele siis palve, et kui teil on võimalik, siis lülitage oma kaamera sisse. Siis me tunneme, et me räägime kellelegi, mitte ainult iseendale. Ja ühtlasi, kui te parasjagu sõna ei saa, siis kui teil mikrofon kinni on, siis on meil parem heli. Nüüd kõikide ettekannete kohta küsimusi või ka küsimusi esinejatele. Palun kasutage võimalust, potsake need siia Zoomi tekstivestlusesse või ka Facebooki laivi kommentaaridesse. Siis saame need kohe sealt võtta arutluseks. Aga Kitti, siis sõna sul. Ja, aitäh, Maarja. Et millest ma siis täna rääkida tahtsin, et kuna ma olen esimene rääkija, siis võib-olla natukene hakkabki sellest laiast pildist kitsamaks minema. Et teema oli siis täna disain ja innovatsioon tervishoius ja ma siis lisan siia juurde ka Tervisekassas, kuna ma viimased 2 aastat olen töötanud siis Haigekassas uue nimega Tervisekassa ja just nimelt innovatsioonijuhina. Ja selline innovatsioonitiim loodi Haigekassasse 2 aastat tagasi ja siis vahetult pärast selle sellise organisatsiooni või struktuuriüksuse loomist ma ka siis Haigekassaga liitusin ja hakkasin selle meeskonna tegemist eest vedama. Ja meil on sellises pisikeses tiimis on 7 inimest igapäevaselt, aga kuna me töötame pigem selliste eestvedajate ja võimestajatena, siis kindlasti sellesse innovatsiooni projektidesse ja laiendatud tiimidesse on palju rohkem inimesi tänaseks kaasatud nii Tervisekassa seest kui tervishoiusüsteemist. Ja mis siis üldse Haigekassa või Tervisekassa on, et kui me võtame tervishoiuturu või tervishoiusektori, siis Tervisekassa on kindlasti selle turu kõige mõjukam tegija. Selles mõttes, et Eestis on siis süsteem, kus on ühe maksjaga süsteem, ehk et meil ei ole mitmetasandilist tervishoiusüsteemi, kus oleks ka erinevad maksjad või siis oleks väga suur eratervishoiuturu osakaal. Ja see on siis andnud Haigekassale ja Tervisekassale sellise unikaalse rolli turul. Ja meie eelarve maht on näiteks sellel aastal 1,7 miljardit ja mis me selle rahaga teeme, siis me tegelikult ostame inimestele tervishoiuteenuseid ja me tahame osta inimesele vajalikke ja kasulikke tervishoiuteenuseid. Ja siin tuleb nüüd mängu tegelikult see, mis on meie innovatsiooni fookus ja mis on ka see fookus, kus me oleme siis selle kokkupuutepunkti teenuse disainiga loonud. Ja teisipidi võib öelda, et kõik hädad ja rõõmud, mis tervishoiusektoris on, saavad ühte või teistpidi alguse Haigekassast. Ehk et kuna me oleme suurim maksja, siis maksja saab väga palju kujundada seda, kuidas turuosalised tegutsevad ja maksja saab tekitada probleeme, aga võib-olla innovatsioonitiimiga me vaatame eelkõige seda poolt, et kuidas maksja saab aidata võimalusi luua ja uusi lahendusi luua sellel turul. Nii. Ja fookus, selle innotiimi fookus ongi siis see, et kuidas tekitada tervisesüsteemi,
ja Eesti inimese jaoks uuenduslikke lahendusi, mida on vaja ja mis on kasulikud ja kuidas mitte ainult neid uusi lahendusi tekitada, ehk mitte lõputult projekte teha ja piloteerida, vaid kuidas siis ka valideerida, mis on hea, mis on halb ja need head asjad siis võimalikult kiiresti süsteemi üleselt kasutusele tuua, et nad päriselt siis ka süsteemis mõju omaksid nii-öelda ja paremuse poole seda süsteemi viiksid. Ja mis veel? Teenuse disaini juurde nüüd liikudes, siis mulle meeldib seda pilti kasutada. Maarja on seda pilti näinud ka varem, et see oli võib-olla sellel hetkel, kui ma teenuse disaini juurde üldse ise nii-öelda isiklikult jõudsin, sattus kätte üks selline uuring, kus oli siis vaadatud teenuse disaini, et kes on teenuse disaini kasutajad või kliendid. Ja see uuring on nüüd juba siis peaaegu 10 aastat vana, 2012 aastat, et siin on vasakul pool siis näha, et juba siis 10 aastat tagasi oli suurim teenuse disaini klient majandussektoritest avalik sektor ja kui vaadata siis avaliku sektori sisse, et kes seal omakorda siis kõige suurem teenuse disaini kasutaja on, siis on see tervishoid. Et see oli 10 aastat tagasi. Ja ma ütleksin, et 10 aastat tagasi Eesti tervishoius, nii otsustajatel kui siis teenuse osutajatel, arusaamine siis teenuse disainist, arusaamine disainist ikkagi taandus, ütleme selline tarbeklaasi arsi tasemele, ehk et teenuse disainist ei mõeldud teenuse võtmes ja võib-olla tervishoiust üldse ei mõeldud sellise klassikalise nii-öelda teenusesektori võtmes. Et selline tervishoius teenuse disain, võib-olla sellised esimesed kasutusjuhud on kusagil 5 aastat tagasi tekkinud ja siin Maarja ise on ka olnud ühe sellise esimese projekti juures, mida Sotsiaalministeerium diabeedipatsiendi teekonna kaardistuseks tellis. Samamoodi on hästi palju Kunstiakadeemia ja viimasel ajal ka TalTech teinud PERH-iga koostööd erinevate tudengiprojektide raames ja ka kindlasti Viljandi haigla siis uue sellise maakondliku teenusemudeli kujundamisel, kus teenuse disaini kasutati, see kindlasti nii-öelda propageeris või ilmestas, et kuidas ja milleks teenuse disain hea on tervishoius. Ja viimasel 2 aastal tegelikult ma hindan, et avalikus sektoris üldisemalt ja ka tervishoius on teatud selline teenuse disaini võib-olla eufooria või buum tekkinud ja paljuski on sellele ka kaasa aidanud riigi innotiimi loomine. Ehk et kindlasti selline teadlikkus, arusaamine, esmased kasutusoskused, huvi, et kõike seda on innotiimi projektid ikkagi avalikus sektoris juurde andnud. Ja kui vaadata ka, kui usinalt värvatakse nüüd teenuse disainereid erinevatesse riigiametitesse, et ma ei ole süsteemset nii-öelda uuringut teinud, aga silma on jäänud viimase mõne kuu jooksul kuulutused, kus Rahandusministeeriumi riigieelarve arendamise osakond on endale värvanud teenuse disaineri ja Riigi Tugiteenuste Keskus on omale värvanud teenuse disaineri ja Majandusministeeriumi infoühiskonna teenuste arendamise osakond värbab teenuse disainerit. Nii et tundub, et see ametimees või selliste oskustega inimene on kuidagi avalikus sektoris ka vägagi hinda läinud. Nüüd Tervisekassas esimene kogemus siis institutsionaalselt siis teenuse disaini kasutamisel oli 2019 aastal, kui me hakkasime disainima insuldi raviteekonna juhtprojekti ehk et mõtlema seda, kuidas nende inimeste jaoks, kes insulti haigestudes ellu jäävad, kuidas nende raviteekond saaks paremaks nii-öelda muutuda. Ja see oligi siis nüüd siis projekt, kus nii Maarja kui ka tänane teine ettekandja Liina väga aktiivselt olid ka siis selle teenuse disainerite tiimi mõttes meile partneriks. Ja selle projekti pealt nägi Tervisekassa seda praktilist teenuse disaini väärtust, selle nii-öelda protsessi väärtust ja ka selle töö nagu tulemuste mõttes väärtust. Ja see on andnud meile nagu nii palju julgust organisatsioonina,
et tänaseks oleme meie ise ka värvanud omale nii-öelda tiimi päris siis majasisese teenuse disaineri, lisaks sellele, et me väga nii-öelda aktiivselt endiselt teeme koostööd nii-öelda turul tegutsevate disaineritega ja lisaks sellele oleme ka institutsioonina toetanud Kunstiakadeemia sotsiaalse disaini labori loomist, et tõesti sellist nii-öelda ka nagu natukene vundamenti ja sellist metoodikate arendamist, kuidas tervishoius ja sotsiaalsektoris teenuse disaini kasutada ja ka seda nii-öelda järelkasvu tekitada, just sellist sektori spetsiifilist. Ja mis see teenuse disain minu hinnangul annab siis tervishoiule või võib-olla äkki isegi üldse avalikule sektorile, on see nii-öelda kasutajakeskne vaatenurk, mis ei ole avaliku sektori ja tervishoiusektori teenuseid arendades olnud tavapärane. Samamoodi sellist holistilist vaadet, et avalik sektor, tervishoid, hästi palju on silostumist, aga tegelikult kasutajateekonnad on üle nende silode, ehk et ta teatud mõttes on ka nagu rohi või vahend, kuidas mõelda üle silotornide, ükskõik siis millisel tasandil need silotornid on tekkinud. Ja siis võib-olla sellised disaini nagu orgaanilisemad väärtused, et sellist empaatiat luua kasutajaga, et ütleme siis nii, et riigiametites ei ole väga palju sellist empaatiat, rohkem vaadatakse arve, numbreid, analüüse, poliitikadokumente, aga vähem on tegelikult selle kasutajaga suhestumist ja ka visualiseerimine kindlasti, mis on siin nii-öelda teenuse disaini väärtus võib-olla sellise avaliku sektori ja tervishoiuteenuste kujundamisel. Ja kui nüüd tervishoiu juurde natukene rohkem jõuda, siis see on siis Swedbanka mõne aasta tagune pangaämber, ehk et kus siis, mis väga hästi ilmestab ka tervishoidu, et kui mõelda sellele pangaautomaadile, siis see on panga põhiteenus, et inimesed saaksid siis mugavalt oma rahalisi vahendeid kasutada. Nüüd, ja kindlasti keegi ei kahtle, et kui sa sinna nuppudeni jõuad, siis see teenus toimib päris hästi. Ja nagu küsimus, et aga kuidas sa sinna jõuad ja kas see kasutaja kogemus sinna jõudmiseks siis on ka läbi mõeldud. Et tervishoiuga on natukene sama, et ükskõik kuhu valdkonda me oleme sisse sügavamalt praegu läinud, me näeme, et selle raviteenuse kliinilise nii-öelda teenuse sisu on päris hea ja meil on tervishoius töötavad hea haridusega ja hea kvalifikatsiooniga töötajad, aga seda süsteemi ei ole kunagi vaadatud väga selle kasutaja või inimese vaatest. Et kuidas ta sinna, et inimese jaoks on see tervishoid rohkem kui erinevad üksik sellised touchpointid või kokkupuutepunktid kuskil visiidil või haiglavoodis, et inimese nii-öelda mured hakkavad ja lõpevad ja paljudel juhul jäävad ka nagu pikkadeks aastateks kestma ja inimese vaatest on see teekond, aga täna nagu tervishoiu vaatest on need üksikud omavahel nagu seostamata episoodid. Ehk et siit tuleb võib-olla tervishoiu kõige suurem väljakutse, et kuidas me loome tervishoius inimkesksust, disaini mõttes ka, eks ju, kasutajakesksus siis, ja integreeritud teenuseid, mis inimese jaoks väärtust looksid. Et siiani on süsteemi keskmes olnud peamiselt meil haigused ja haigekassa kui maksja, ehk et ei ole väärtustatud seda inimese poolt. Teine oluline väljakutse siin juures on see, et kuidas inimene ise, kuidas võtta inimest süsteemis nii-öelda võrdväärse osapoolena, mitte passiivse teenuse saajana, teda aktiveerida ja võimestada. Ja siis see, et tõesti need kasutaja vajadused ja eelistused arvesse võtta ja mitte ainult arvesse võtta, vaid ka siis päriselt nende kasutajatega koos neid teenuseid luua. Ja loomulikult, et haigekassa on, nagu ma ütlesin, põhiline turukujundaja sellega, et ta sisuliselt ostab kõiki neid teenuseid ja siiamaani me ostamegi teenuseid. Meie hinnakirjas on tuhandeid teenuseid ja teenusosutajate fookus on täna sellele, kuidas esitada meile võimalikult siis rohkelt arveid.
aga me tahame väga pöörata seda fookust sellele, et me maksame mitte üksikute teenuste eest tulevikus, vaid inimese jaoks olulise tulemuse eest, mille saavutamiseks siis pakutakse terviklikke integreeritud teekondi. Ja see on tore pilt seal paremal pool, et selle aitasid leida Kunstiakadeemia tudengid meile. Aga huvitav nüanss selle juures on see, et kui ma ühe eelmise ettekande tegemisel meie Tervisekassa CVI sellise juhendiga tutvusin, siis seal oli tore lause, et hoiduge kasutamast esitlustel rõõmsa näoga inimesi, rõõmsa näoga patsiente ja tervishoiutöötajaid, sellepärast et see on meie kultuuriruumis võõras. Ja siis ma võib-olla tahaksingi siinkohal mainida, et ta võib-olla oli ja on meile täna võõras, aga see on täpselt see siht, kuhu poole me ju liikuda tahame. Et enam ei oleks meile rõõmsate ja sellise hea elukvaliteediga patsientide ja oma tööst rõõmu tundvate tervishoiutöötajate näitamine meie kultuuriruumis võõras. Nii, ja milliseid printsiipe me oleme kasutanud siis tervisesüsteemis muutuste disainimiseks, et pikalt see sisse ei lähe, aga põhimõtteliselt ongi ikkagi see inimese keskmesse panemine nii siis patsiendi või lähedasena kui ka siis teenuse osutajana ehk tervisarsti, õe, füsioterapeudi, väga palju erinevaid tegelasi on tervisesüsteemis. Siis alati see tervikpildi vaatamine või see holistiline pilt, mida teenuse disain ju alati kasutab, et üle süsteemide, üle asutuste, aga tihtipeale on ka piirid ühe asutuse sees osakondade vahel, et ka neid kõiki ületada, siis et alati saada aru, et kes on kõik need osapooled ja võtmeisikud, sest kui me räägime muutuste disainimisest, siis on oluline, et analüüsi etapis juba oleksid kaasatud kõik need, kes tegelikult potentsiaalselt on ka need muutuste eestvedajad selle tegutsemise etapis, et nad ei jääks mobiliseerimata. Siis on see koosloome, millest juba oli juttu, ka mujalt sektoritest ja mujalt riikidest näidetega julgustamine hästi oluline ja loomulikult siis piloteerimine praktilises elus läbiproovimine ehk et ega muidu teada ei saa, kui ei proovi ja sellise kultuuri loomine tervishoidu on ka üsnagi uus nähtus ja piloteerimisel ei ole mõtet, kui sa ei tee seda selleks, et tulemusi mõõta ja häid asju paljundada, et selles mõttes see tuleb kohe alguses ehitada sellesse mudelisse või protsessi sisse, et muidu tuleb tõesti see, nagu tervishoius öeldakse, et tervishoius on piloote rohkem kui lennunduses, aga piloodid tavaliselt lõpevadki projektidena, mitte ei jõua need tulemused kasutusse. Ja nagu ma mainisin, et insuldi juhtprojekt on üks olulisemaid projekte Tervisekassas olnud, kus me oleme teenusdisaini kasutanud ja tegelikult ma olen ise oma aja täis rääkinud, ma ei tahakski väga palju edasi rääkida sellest, et mis me täpselt seal insuldi juhtprojektis tegime, kuidas disainerid meid aitasid, me tahame öelda lihtsalt seda, et me oleme väga sellest rahul sellega ja väga hea meel meil organisatsioonina on, et me selle otsuse tegime ja see insuldi patsiendi soovitud raviteekond visioonina täna innustab siis üle kogu tervishoiusüsteemi osapooltel pingutama selle nimel, et selline teekond siis mõne aasta pärast kõigile patsientidele üle Eesti rutiinsena toimima hakkakski. Et ma siinkohal lõpetan, mitte aega üle kasutades. Aitäh, Kiti. Ja meid on vahepeal, sind kuulas või kuulab 120 inimest ja annaks võimaluse küsida publikul, ma kiikan siia tekstivestlusesse siia küsimusi ei ole potsatanud, kas keegi tahab Kitilt midagi küsida? Võite ka siin anda käega märku, kes on
suuremad Zoomi kasutajad leiavad üles raise hand funktsiooni. Või võite küsimuse jätta tekstivestlusesse. Ma omalt poolt küsiks selle nagu sujuva üleminekuna Liina ettekandesse siiski, et mis on siis see mõni süsteemiämber või tervishoiuämber seda Swedbanka paralleeli tuues, mida nüüd insuldi teekonnal on ära parandatud või on ära parandamisel, et mõni selline süsteemiämber, mis võib-olla tervishoiuinimestele alguses ei tundunudki ämber? No tegelikult kõige võib-olla silmi avavam ongi olnud see, et vaadata asjadele patsiendi ja lähedase vaatest. Ehk et kui me alustasime, siis see põhiline nagu statement süsteemi sees olijate pool oli see, et me teame küll, mis meie patsiendid tahavad või mis meie patsiendid vajavad. Ehk et natukene nagu see, mitte nagu selle väärtuse nägemine sellest, et päriselt inimestega rääkida ja vaadata kasutaja kogemust. Ehk et arstid on spetsialistid kindlasti ravialal oma kliinilises valdkonnas, aga nemad ei ela selle haigusega igapäevaselt. Aga patsient elab ja ilmselt tema vaade on ja tema kogemus on oluliselt erinev sellest, mida arst kujutab ette, et olla võiks. Et see on olnud hästi silmi avav just arstidele, õdedele, aga ka ametnikele Sotsiaalministeeriumis või Haigekassas. Ja mida võib-olla sellised ämbri mõttes ka see teekonnapõhine vaatamine, et tihtipeale iga jupp üritab timmida seda oma juppi perfektsemaks, aga probleemid on just seal ühenduskohtades. Ja see on võib-olla tervishoiu ja ka tervishoiu ja sotsiaalsüsteemi üks selline suur ämber, et kuidas sellest üle saada, et inimese jaoks oleks see teekond terviklik, sõltumata sellest, kas see teenuse rahastus tuleb Haigekassast või Sotsiaalkindlustusametist või Töötukassast ja et tõesti see inimene nagu, et teda ära ei unustataks seal teekonnal. Aitäh, nüüd hakkavad küsimused tulema. Et ma loen siinkohal ette küsimuse, mis tuli läbi Facebooki ja siis teistele küsimustele, kuna Kitty on ka siin Zoomis, saab Kitty vastata äkki ka chatis. Aga küsimus Facebookist on siis, kas on tunnetust, kui palju teekondi tervishoius on, mis analoogset läbimõtlemist vajaks? See on väga naelapea pihta küsimus selles mõttes, et me oleme ise samamoodi vaadanud, et me alustasime insuldiraviteekonnaga. Me oleme võtnud ette nüüd sellel aastal järgmisena siis põlve- ja puusaliigese endoproteesimise teekonna. Ja kui me selliselt teekonna kaupa läheneme, siis ilmselt mina lähen enne pensionile, kui kõik teekonnad tehtud saavad. Et me nagu peame leidma ka selle teekonnapõhise sellise nagu mudeli kasutamise, eskaleerimise nii-öelda lahenduse. Ehk et just, et võib-olla, mis roll siin Haigekassal on, et näidata mingisuguses mõtteviisi ja tegutsemisviisi muutuses eeskuju, aga ühel hetkel ikkagi nii-öelda pigem võib-olla anda stiimulit rohkem turuosalistele selle mõtteviisiga kaasa tulla ja oma siis valdkondades nii-öelda proovida teha nagu sarnaseid asju. Aitäh! Siinkohal tõttame edasi ja siis Kitty saab vastata küsimustele Zoomi kommentaaris ja seal võib täitsa oma paralleelset keskustelu pidada. Aga annan siis sõna Liinale ja Liina on nii füsioterapeudi haridusega, aga ka teenusedisainer ja väga
osavalt kombineerib neid erinevaid oskusi. Täna igapäevaselt Liina siis tegelebki insuldi juhtprojekti vedamisega kliinikumis. Aga Liina, sõna sulle. Aitäh. Nii, ma panen kohe jagama. Ma loodan, et on kenasti. Tere minu poolt, mina Liina Pääbo, räägin natukene sellest praktiku vaatest, et kuidas Tartu Ülikooli kliinikumis see insuldi projekt toimib. Ja nagu Kiti rääkis, et olime Maarja ja Lauraga olime koos selles ettevalmistavas osas ja mina siis läksin rakendama ka. Ja ma ei tea, kui osavalt see kõik on õnnestunud, et eks see kipub olema niimoodi, et kui sa oled nagu selles teenuse disaineri rollis, sa saad selle töö valmis, sa teed kaardistuse, see kõik näeb lõpuks välja selline ilus, elegantne, ta on kenasti vormistatud, tundub, et kõik on lihtne, on selged arendusvajadused ja siis sa hakkad sellega päriselt tööle. Et see on natuke nagu, et kui sa enne nagu sellise puulusikaga kaugelt segasid seda tainast, et siis sa käärid käised üles ja lähed nagu kuni küünarnukkideni, lähed sisse ja sa ei saa mitte kuidagi seda tainast oma käte küljest ära ka. Et projektijuhina ongi see, et sul on see üks nii-öelda, sul on need mingisugused arendusvajadused, mida sa pead nagu ellu viima. Ja sul on tegelikult laual on kogu aeg, ma arvan, mingi 10-15 teemat, to-do list on kogu aeg täiendanud oma to-do listi, et see on eriti selles nagu käimatõmbamise faasis, see on päris hullumeelne. Ja mis on ka, et sa vastutad kõigi nende valikute eest, mis sa teed. Et sa ei ole enam selles rollis, kus sa annad üle ja siis keegi teine hakkab sellega midagi tegema, vaid sa ise teed ja see päris elu on alati tunduvalt nii-öelda segasem. Seepärast ma tegin sellise nagu disaineritele udupeene joonise ka, see Sigri-Migri on olnud, mul on tunne nagu minu aju sisemus viimased 2 aastat. Et võib-olla alles nüüd hakkab natukene tekkima selline tunne, et ma nagu ujun selles vees, et ma vähemalt seda nagu insuldi teemat natukene nagu jagan ja seda hooman seda, et kui keeruline ta tegelikult on. Aga kui asi puudutab neid erinevaid rolle, siis see ei ole üldse nii lihtne, sest et jällegi, et kui sa projektijuhina, kõik asjad peavad nagu jooksma, väga palju asju korraga, sa pead hästi mõtlema, mis millele eelneb, et asjad saaksid tehtud. Et siis see teenuse disain on, ma ütleks, et ta on projektijuhile üks väga hea tööriist, aga seda ei ole alati väga lihtne rakendada, sellepärast, et ta on siiski suhteliselt ajamahukas ja ma pean ütlema, et ma olen nagu teatud hetkedel, ma olen nagu võtnud teadlikult seda aega, et okei, nüüd meil on nagu see üks teema, mille puhul tuleb natukene rohkem nagu kasutada just nagu neid teenuse disaini tööriistu, aga ma hästi hindan seda, kui on nagu keegi teine, et ma vahepeal tunnengi, et ma tahan nagu kas või oma kursakaaslastega vahepeal rääkida ja arutada just, et saada seda nagu teiste teenuse disainis nagu hästi orienteeruvate inimeste perspektiivi, sest ise, kui sa nagu projektijuhina muudkui toimetad, siis see võib-olla kipub natukene nagu kaduma. Aga mis nagu minu kogemus on seal kliinikumis töötades, siis on see, et number 1 asi on tegelikult, kuidas iganes sa ennast nimetad, aga kui sa tegeled sellise innovatsiooni teemaga, siis sa pead esiteks, sa pead võitma selle usalduse ja sellele eelneb päris palju eeltööd, et näiteks sa pead endale selgeks tegema igasugused terminid, sa ei pea nii-öelda õppima arstiks, aga sa pead endale selgeks tegema mingisugused terminid, sest kui sa näiteks lähed ja võib-olla veerid mingit keerulist diagnoosi, siis ilmselgelt hakkavad need kliinitsistid hakkavad ka sinuga rääkima nagu väikse lapsega niimoodi aeglaselt ja natukene kõvema häälega, et kas sa ikka nagu said aru.
et seda on nagu uute inimeste puhul on ka näha, et see sisseelamine ikkagi võtab aega, et neid termineid on palju ja sa kindlasti, ma ütlen, sa ei pea kõike teadma, aga mingisugune ABC, ka see, et kuidas meil tervishoiusüsteem toimib, see, millest Kiti rääkis, et see tegelikult on oluline endale selgeks teha, võib-olla natukene, kuidas nagu, mis haiglad on, et kuidas nagu see haiglatel on ju ka oma hierarhia, et kõiki neid asju natukene nagu selgeks teha. Ja eriti algusetapis, selles käivitamise etapis, kui on vaja väga palju erinevate inimestega maha istuda ja nendega rääkida, et siis ka nende koosolekute formaat vajab nagu disaini ja eeltööd, ehk siis, et sul on, ma tegin nagu iga koosoleku jaoks, ma tegin mingisuguse nagu vähemalt mingi lõuendi või mingisuguse nagu töölehe moodi asja, et nad ei pidanud nagu nullist alustama, sest aeg on, no ma arvan, et teistes valdkondades on ka nagu, et keegi ei taha istuda sellisel koosolekul, kus me lihtsalt hakkame midagi nagu leiutama. Aga just see, et sul on midagi valmis tehtud ja siis on tõenäosus, et sa saad nagu inimestelt kätte selle, mis sa tahad. Siis kolmas teema, mis on mulle hästi südamelähedane, on tõenduspõhisus. Ehk see väga hästi haakub selle eelmise teemaga, et kui minul on küsimusi, vahet ei ole, kas mul on selliseid nagu ravikorralduse alaseid küsimusi või on mul selliseid teenusedisaini alaseid küsimusi või on mul küsimusi selle kohta, et selle konkreetse diagnoosiga patsiendid, et millised probleemid neil sageli on. Ma esimese asjana tegelikult lähen ja kaevan teaduskirjandusse. Et seda kohati võib-olla kiputakse nagu natuke vahele jätma, et ma lähen kohe teen patsiendi intervjuusid, aga kui sul on tegelikult, näiteks sul ongi, insult on väga levinud diagnoos, et sa saad väga hästi, vaatad ka kvalitatiivseid uuringuid, sul on, sa saad nagu väga hästi teada, mis need peamised teemad on ja siis sa muidugi saad selles oma kontekstis, saad teha neid patsientide lähedaste, nende kogemusi saad nagu juurde võtta, aga kindlasti see, et need jupid, mida sa hakkad nagu kokku panema, et need oleks tõenduspõhised. Ja isegi kui sa tõesti, sa saad ju oma sisu inimestelt, saad nagu just nagu, mis puudutab seda ravi, sa saad kätte need jupid, et mis on nii-öelda nagu tõenduspõhine, mis nagu peab kindlasti olema selles käsitluses. Küll aga nagu viidates sellele ka, mis Kiti ütles, et need mitte ükski klinitsist üldiselt ta ei ole nagu terve selle teekonna ekspert. Et sul on alguse jupis on üks inimene, ütleb ühte asja, sul on siis järgmises jupis on järgmine, aga keegi peab need otsad kõik nagu kokku sõlmima. Et see on jällegi, mul mingid toidumetafoorid tulevad praegu, aga ongi, et sul on need tõenduspõhised koostisosad ja sina pead sellest nagu sellise maitsva toidu kokku panema. Ja see tegelikult on nagu hästi suur väljakutse, sest jällegi mõeldes nendele silotornide peale, see on täiesti nagu hämmastav, et kui vähe ka ühe asutuse sees võib-olla nagu inimesed omavahel suhtlevad just nagu erinevate osakondade vahel. Et Eestis haiglad, vähemalt PERH ja kliinikum on mõlemad ju üle 5000 töötaja, rohkemgi veel, eks, kui võtta ka need tütarhaiglad juurde, et on nagu väga suured asutused tegelikult, kus nagu neid asju teha, nad ei pruugi isegi, võivad füüsiliselt olla nagu erinevates hoonetes. Ja kui asi puudutab sellist kaasamist ja koostööd, siis jällegi, et kuidas sa kaasad kõiki olulisi osapooli, aga sa ei kaasa neid lõhki. Et selle ära tunnetamine ja samamoodi, et kuidas sa kaasad neid, kelle hääl võib-olla on vähem kuulda. Et oli juttu patsientidest, lähedastest, et meie tegime tiimiga sellise lükke, et me tegimegi eraldi patsientide ja lähedaste töörühma, sest kui nad alguses olid selles suures töörühmas, kus arutati ka ravikorraldust, siis mitmed neist ütlesid, et kuule, see on nii keeruline ja ma tegelikult ei viitsi nagu, et viitsi nendel teemadel kaasa rääkida, et siis me nagu nende töörühmaga räägimegi nendest teemadest,
mis neid kõnetavad. On see siis tõesti, et kuidas patsiendimaterjali paremaks teha, kuidas saada rohkem inimesi vestlusringidesse osalema ja nii edasi ja nii edasi. Aga et kui asi puudutab siis haiglas töötajaid, siis jah, ma arvan, et te kõik teate, et tervishoid on võrdlemisi konservatiivne või võrdlemisi hierarhiline valdkond ja et saada kätte ka hooldaja arvamus näiteks, et saada, et õed julgeksid öelda, et siis ongi hästi oluline käia ja rääkida võib-olla nendega natukene eraldi, et insuldiprojekti alguses ma käisingi need erinevad, kõik need nagu jupid käisin läbi, istusin õepostides, istusin füsioterapeutide juures, istusin logopeedide juures, et tegelikult see oli nagu, see andis hästi palju sellist head informatsiooni. Nii. Kui te mäletate sellelt Kiti näidatud jooniselt, oli see vasak ülemine väike jupp. oli see, et kui kiirabiauto tuli, et siis me tegelikult juba viimased pool aastat oleme proovinud seda raviteekonna esimest 24 tundi panna kokku ja see on osutunud tunduvalt keerulisemaks, kui ma alguses arvasin. Ja just nimelt jällegi sellepärast, et kui sa proovid neid nagu tõenduspõhiseid juppe nagu kokku panna ja sul on väga palju erinevaid arvajaid, et siis see on päris suur väljakutse. Aga et kui siin oli juttu nagu sellest, et ega nagu Tervisekassa ei hakka lõputult nagu kõiki neid raviteekondi nii-öelda ette nämmutama, ma arvan, et see on nagu väga mõistlik, et meie oleme ka läinud sinna, et me näitame, mis me teeme, et seda asutuse sisest kommunikatsiooni on päris palju. See näiteks ilmub nüüd märtsi kliinikumi lehes, et me ütlemegi, et näete, niimoodi saab mõelda, et me tegime ainult nagu esimesed 24 tundi, et me näitame seda, et ongi mõeldud sellise gripuna, ma vaatan, Martina tuli hästi lähedal ekraanile, et me näitame seda, et kui kompleks need on, et kui palju erinevaid osapooli on ja kui palju, et kui sul ainult 24 tunni jooksul sul juba selline möll käib, et kujuta nüüd ette, kui me võtame need ülejäänud jupid ka siia juurde, et see ongi nagu, et sa peadki siia kaevuma, et sa ei tohi sellele pealiskaudselt läheneda ja et kui me võtame ka, et raviteekonna puhul jällegi raviteekonna definitsiooni järgi ta koosneb 3 komponendist. Üks on see, et mis on need tõenduspõhised soovitused, see on parimad praktikad ja siis on patsientide ootused, et need 3 tuleb nagu kokku tuua. Tõenduspõhisus, parimad praktikad ja see, mida patsiendid vajavad. Et just see, et kuivõrd nagu raviteekond, ta on natuke siuke buzzword, et kõik kasutavad, aga minu natuke võib-olla hirm on see, et ta muutub liiga lihtsustatuks või liiga selline, et patsient tuli siit, läks sinna, et see päris ikkagi niimoodi ei ole, et see võtab väga palju nagu tööd, et kõik need võtmeosapooled kokku tuua. Nii, aga kui ma räägin siis konkreetsemalt sellest, et mida me kliinikumi insuldiprojekti raames teeme, et keda nagu huvitab, siis ka Tervisekassa kodulehel on palju infot, kliinikumi kodulehel on infot, kes tahab, saab kõik need koosolekud ka järgi vaadata. Aga kõige olulisem asi, mis me andsime esiteks sisu ja sellise digitaalse vormi sellele insuldi raviteekonnale. Meil on 2 insuldi koordinaatorit, kes seda raviteekonda aitavad juhtida ja koordineerida, et see on siis selline uus roll tervishoius, arvestades, et süsteem on keeruline, et see on vaja kedagi, kes su kätt hoiaks. Me kasutame siis mainitud PAIK-projekti raames välja töötatud digilahendust Teleskoop. Me suuname kõik oma projektipatsientid, keda kokku on siis 79, keda me eelmisel aastal siis kaasasime projekti, et nemad kõik siis lähevad insuldi vastuvõtule. Just see mõte on siis selles, et see nagu follow-up või järelkontroll on nagu hästi oluline teema väga paljude erinevate raviteekondade puhul.
Ja siis on meil erinevad lisasekkumised alates tööle naasmise toetamisest kuni videokonsultatsioonideni. Aga jällegi nagu see elu on selline, et see COVID on nii palju toredaid nagu vingerpusse mänginud, et see, mis nagu tol hetkel tundus, et videokonsultatsioon tundus midagi nagu uut, siis praeguseks see on sihuke tavapärane asi ja ilmselgelt see ei ole enam väga innovatiivne. Aga jah, et just see raviteekonna põhine lähenemine, see, et meil on digilahendus, see, et meil on keegi inimene, kes aitab seda raviteekonda juhtida, et need on need olulised aspektid. Ja võib-olla paar näidet veel, et mis on sellised rohkem võib-olla nagu avalikkusele suunatud, sellised nagu käega katsutavad. Et tegime filmi Teekond pärast insulti ja meie jaoks oli oluline, et me teeme seda läbi patsiendi silmade. Et jällegi näidata, et kuidas see siis on, kui sa saad insuldi, kui sa ei saa aru, kui su käsi ei liigu, et kust kohtadest ja uuringutest sa läbi lähed, et jällegi näidata seda nagu päriselt nagu näidata, et milline see teekond on. Ja samamoodi meie patsiendi materjal, et võib tunduda, issand jumal, et nagu hull innovatsioon, et tegite ühe nagu paberraamatu, aga arvestades, et kes on see sihtrühm, et siis väga paljud neist on eakad, kes soovivad seda, et neil oleks midagi päriselt olemas, et nad ei lähe tõenäoliselt seda veebi vaatama. Ja meie jaoks oli ka, nagu see oli hästi oluline, et oleks selline natuke nagu töövihiku formaat või selline, mis on ka nagu teaduskirjanduses on hästi tugevalt üleval, on selline self-management, ehk siis patsientide võimestamine, et kuidas ta ise saab hakkama, kuidas ta ise seab oma eesmärke, et siis sinna patsiendi materjali sellised asjad sisse panna. Ja ka meie patsientide lähedaste töörühma sellised soovitused või tsitaadid, et mis võiksid natukene siis julgustada. Et ei ole ainult niimoodi, et sul tervishoiutöötaja ütleb, et mida teha, vaid just need samad inimesed, kes on sellest nagu läbi tulnud, et nemad annaksid neid nõuandeid. Ja kindlasti ei maksa ka alahinnata, et me selle projekti jooksul mina olen nagu väga palju koostööd teinud graafiliste disaineritega, et asi peab lisaks sellele, et sisu on muidugi nagu peamine, aga see asi peab nagu, ta peab nagu hea välja ka nägema. Et vabandust siin, ma ei taha öelda, et graafilised disainerid teevad ainult asju ilusaks, aga just, et tegelikult see koostöö on minu meelest hästi väärtuslik. Ja panin siia meie tiimi ka, et kellega me igapäevaselt seda insuldiprojekti ajame ja et mitte siis et me nii-öelda ei tee neid innovatiivseid tegevusi ainult patsientidele, vaid ise ka üritame tööelule läheneda natukene nagu teistmoodi ja peame kõnnikoosolekuid ja teeme muid asju, mis nagu meid rõõmsana hoiavad. Nii et aitäh praeguseks ja küsige julgelt. Aitäh! Ma võtan siit esimese küsimuse, mis tuli, oli küll Kitile suunatud, aga ma arvan, et see on midagi, mille kohta sinu arvamust tahab ka ja Kiti saab siis omalt poolt täiendada. Et kui pole saladus, siis kuidas te selgitate välja tervishoiusektoris kasutaja vajadused ja eelistused? Kuidas see kasutaja kaasamine täpselt välja näeb? Kas vastan mina või tahad Kiti ise vastata? Vasta. Ja siis saab Kiti järgi. No, tegelikult üldiselt ikkagi me alustame tervishoiutöötajatest, et näiteks insuldiprojekti puhul insuldiõed, kelle juurest käib läbi kümneid, kui mitte sadu patsiente, et me hakkame sealt nagu uurima või et just see, et mida patsiendid sulle ütlevad või mille kohta nad küsivad, et me sealt nagu teeme seda eeltööd ja siis ütleme päris alguses oligi see, et me küsisime ka nendelt klinitsistidelt, et kes võiks olla selline, kellelt võiks küsida, et kas ta tahaks nagu ka osaleda ja natukene midagi arvata, et sellisel moel, et küsime tervishoiutöötajate käest, küsime neid patsiente lähedasi, kes on olnud võib-olla natukene nagu aktiivsemad, mis ma olen täiesti nõus, et seal võib olla see oht, et sa kaasad nagu need nii-öelda tublid ja aktiivsed patsiendid. Aga siis on ka, mis on nagu eriti suur rõõm, on need inimesed, kes ise kirjutavad.
näiteks kirjutavad, helistavad, ütlevad, kuulge, et ma tahan nagu midagi teha, aga kindlasti see sõltub ka sellest, et mis teema parasjagu nagu on, et võib-olla osade teemadega või diagnoosidega on seotud rohkem tabusid, ütleme insuldi puhul ka, et inimesed võivad olla väga erinevas olukorras, et voodihaigest kuni inimeseni, kes ütleb, et mul ei olnud mingit insulti, et kõik on nagu täpselt nagu enne, et see heterogeensus teeb asja nagu keeruliseks. Loodan, et see vastas küsimusele. Kitti. Maarja, ma ütlen midagi ka või? Jaa, palun. Et see inimese vajadused, eelistused, et võib-olla nagu nii-öelda sellisest mikro- ja makrotasandist nagu eraldi rääkides, et sellise ühe inimese või patsiendi tasandil tegelikult see visioon on ju see, et järjest rohkem ikkagi see inimene aktiivselt kaasata enda ravi planeerimisse ja oma ravi eesmärkide seadmisesse ja see just puudutab nagu seda, et kuidas siis selle raviplaani nii-öelda, et see raviplaan ei ole lihtsalt ütleme statsionaarse epikriisi väljaprindil mingisugune viimane lõiguke inimesele arusaamatus keeles, eks ju, vaid et see on siis tõesti ka vestlus teemal, et mis on inimese eesmärgid ja vastavalt sellele inimese eesmärkidele ka siis ravi eesmärke ja võib-olla raviteekonda kujundada. Piltlikult öeldes, eks, et kui me siia nii vaatame, et ma ei tea, et kas inimesel selleks, et silmakaed eemaldada või katarakti lõikust teha, eks, et kas eesmärk on katarakti lõikus või eesmärk on see, et inimene saaks pärast uuesti poes kaupade etikette või ajalehte lugeda ehk tema elukvaliteet. Et see on nagu see mikrotasandil, et kuidas inimese eelistusi ja vajadusi teenuse osutamisel arvesse võtta. Nüüd makro on siis nagu haigekassa tasand, kus me täna, nii üllatav, kui see ka võib-olla ei ole inimestele, kes teiste valdkondade teenuste sektoris töötavad, et kui sa täna tellid Bolti või Woltiga endale süüa või teed kas või Skype'i kõnet või helistad Telia klienditeenindusse, siis praktiliselt momentaalselt pärast teenuse osutamist sa saad vahetu nii-öelda tagasiside, palve jagada kasutajakogemust teenuse osutajaga, siis tervishoius sellist vahetut kogemust täna ei koguta, ei küsita. Ja ma ütleksin, et see on nagu meie visioonis üks väga oluline tükk, mis on puudu. Et me võime küll rääkida ja hinnata kliinilist kvaliteeti, aga me ei saa hakata kunagi tulemuspõhiselt tasustama, kui me seda patsiendi tulemust, patsiendi kogemuse ja ka siis objektiivse nagu tervise tulemuse näol ei too sellesse valemisse sisse. Ehk et jah, väljakutse, kuidas hakata mõõtma ka nii vahetut teenuskogemust kui ka siis seda ravi mõju inimese elukvaliteedile ja tulemusele. Natuke tiksub siia küsimusi vaikselt juurde. Ja Maido Parv avaldas toetust mõtet, et tõepoolest seda vahetut teenuse kogemust patsientide käest ka uurida. Et mis, Liina, sinu ettekannet kuulates mul, kui sa rääkisid sellest, hakkasid vabandama seda lihtsat patsiendi juhist ja siis ma ise ka veel nii-öelda jätkuvalt aklimatiseerudes tervishoiuga, mis võib tullagi ju üllatusena, et sellist, taaskord, et kui ma lähen tarbin mõnda telekommunikatsiooniteenust, siis mis on need teenuse etapid või et see, mis nüüd juhtuma hakkab, et see on tihtilugu ka nii-öelda ette taha ära seletatud ja lahti joonistatud, aga tegelikult selline elementaarne selles tervishoiu teekonnal ja insuldi teekonnal eriti, et seal on nii palju etappe ja selliseid
ka võimalikke seoseid sotsiaalsüsteemiga, et tegelikult täna nagu see ei olnud senine praktika, et inimesele seda, et mis nüüd saama hakkab ja mis nüüd pärast võib saada, niimoodi lahti seletatakse. Ja vaata, see tundubki nagu, et kui me võrdleme võib-olla mõne muu valdkonnaga, et siis see on nii selline tavapraktika, aga see esmane tagasiside, mis me oleme ka saanud sellele materjalile, on ülipositiivne just nagu selles mõttes, et sa saadki teda kasutada erinevates etappides selleks, et seletada ja mis muudab jällegi nagu selle insuldi puhul asja keeruliseks, et inimene nagu väga paljud ka ei mäleta seda alguse, nagu hetke, sest nagu kõik on nagu veel nii udus ja võib-olla nad paar kuud hiljem alles hakkavad nende teemade peale mõtlema. Aga mille üle me tõesti oleme uhked veel on lisaks on see, et see audioversioon sai ka tehtud, et siis neile, kellel see lugemisvõime on kahjustunud pärast insulti. Et võib-olla ongi natuke sellised lihtsamad asjad, et PERH teeb äppi ja meie tegime paberi audioversiooni ja siis ongi nagu see nagu Eesti peale kokku peaks nagu kõik variandid olemas olema. Jah, teistele kuulajatele vast seletuseks, et Kiti, äkki sa ühe lausega ütled, et kes lisaks kliinikumile veel piloteerib ja mis see mõte on, et seal on mitu haiglat erinevaid lahendusi tegemas? Ja see oligi niimoodi, et kui me selle teenuse disaini töö saime purki ja sealt meil tulemusena siis tekkis tegelikult päris mitu asja, et meil tekkis nagu üle-eestiline siis kõigi osapoolte selline, kes selle patsiendiga kokku puutuvad, siis raviteekonnal kõigi nende osapoolte selline ühine nagu commitment nii sellele, et mis on probleemid, kui sellele, kuhu me jõuda tahame ja mis on need 6 asja, mida tuleb raviteekonnal siis parandamiseks ära teha. Ja tegelikult me ei olnud plaaninud Tervisekassaga, aga pärast seda teenuse disaini töötuba me saime aru, et põhiline muutuse agent on ikkagi see tasand, kes tegeleb vahetult patsiendiga, et me võime kuskil kaugjuhtimispuldi kaudu haigekassas üritada süsteemi muuta, aga tegelik muutus peab tulema sealt, kus on see vahetu kokkupuude. Ja me otsustasime teha, meil on, ma ei maininud ka, et meil on haigekassas ka innovatsioonifond eraldi selliste tervisesüsteemi arenduste rahastamiseks ja kuulutasime sealt välja konkursi, et siis kõik insuldi aktiivraviga tegelevad haiglad Eestis said panna kokku konsortsiumid ja tulla ja küsida siis arendusraha selleks, et oma regioonis, oma piirkonnas katsetada siis seda terviklikku patsiendi teekonda, erinevaid sekkumisi seal. Ja lisaks tükile siis said ka toetust Ida-Viru Keskhaigla, Lääne-Tallinna Keskhaigla ja Põhja-Eesti Regionaalhaigla. Nii et 4 haiglat meil piloteerivad. Ja tõesti, eesmärk ei ole mitte piloteerida piloteerimise pärast, aga eesmärk on pärast piloteerimist nii-öelda sünteesida ja see parim osa siis süsteemselt rakendada üle Eesti. Aitäh! Ajakava pitsitab ja aitäh Liinale ja Kitile. Ehk jääb pärast aega pisut veel diskuteerida, aga nüüd sõna Danielile. Tere ka minu poolt. Mina olen Daniel Kutsjuba siis ja ma pean ütlema, et Kiti ja Liina enamus mõtteid juba on tegelikult ära öelnud, et mina siis lihtsalt me ei kavatse nagu korrata neid, aga ma kavatsen, võib-olla tooksin selle projekti, mida me tegime siis tegelikult, mis algas tegelikult juba 2018. Olulisemad tähelepanekud, mis tulid just patsientide suust, ehk siis mis oli nende valu ja mure kogu selle raviteekonna vältel ja mida me teada saime. Ja võib-olla siis ma saan omalt poolt kui süsteemist natukene kõrvalseisja pilgu läbi toetada siis seda, mida Kiti ja Liina on siin ka välja toonud. Et mina olen siis avaliku sektori innovatsioonitiimist, mina olen siis taustalt graafiline disainer, mina olen see graafiline disainer, kes püüab lisaks ilusaks tegemisele ka nii-öelda sisulisi asju tähele panna ja oluliseks pidada. Aga siis
lisaks graafilise disainile ma olen viimased 3 aastat tegutsenud ka avalike teenuste disainerina ja teeme seda siis ühiselt avaliku sektori innovatsioonitiimis, mis on siis täna 4,5 liikmeline. See pool on siis Maarja, kes poole kohaga teeb ka meil ühte projekti. Aga lisaks minul on veel Merilin Truuväärt, Helelin Tammsaar ja Ave Habakuk. Meie siis ülesanne on siis, me kujutame kõik ette natukene võib-olla oma nurga alt, mis asi see avalik sektor on. Tüüpiline pilt on see, et meil on silotornid. Et see on vähemalt see kujund, mis minul on kogu aeg olnud avalikust sektorist. Meie roll on siis aidata need silotornid ületada või kuidagi luua. Need probleemid, millega me tegeleme, ei ole kunagi silotorni põhised. Või siis vähemalt mitte ühe asutuse põhised. Eks meie püüame, meie roll on luua koostööd erinevate osapoolte vahel, kes siis tegelevad mingi probleemiga. Ja teine asi, mida me teeme, mida me peame võib-olla oma selliseks, meile endale on see üks põhilisemaid võib-olla väljundeid on just seesama kasutajakesksete avalike teenuste kujundus. Ehk siis me püüame aidata kujundada avalikke teenuseid inimese nägu. Ja see projekt, mida ma täna räägin, millest ma räägin, on just kus me võtsime ja vaatasime vähipatsiendi projektile ja see oli siis koostöös Põhja-Eesti Regionaalhaiglaga ja selle nende tulemustest. Et ma pean ütlema, et see, mis need lahendused, mis toona välja töötati, see on siis 2019 aastaks, tänaseks on nad kindlasti arenenud tiba edasi, aga siiski võib-olla see raskuskese ei ole täna niivõrd selle lahendustel, kuivõrd esile tuua, mis see patsiendi vaade kogu sellele asjal on, mida me siis nimetame tervishoiuks. See projekt tegelikult sai alguse Põhja-Eesti Regionaalhaiglast ja algselt oli see eesmärk, et vaadata, mis toimub vähipatsiendi teekonnal, aga mis toimub Põhja-Eesti Regionaalhaigla ruumides. Ehk siis, kui inimene saabub PERH-i, mis siis temaga hakkab ja mida me saame paremaks teha. Nüüd, kui meie tulime ja meile see projekt üle ulatati, siis meie saime aru, et tegelikult me peaksime vaatama selle patsiendi tervikteekonda. Ehk siis patsiendi teekond ei hakka vähiraviga seoses mitte Põhja-Eesti Regionaalhaigla ruumides, vaid ta hakkab palju varem millalgi. Ehk siis esimesed korrad, kus kohas ta kogeb, tema tervisega on midagi viga ja ta peab kuidagi reageerima selles suhtes. Ja vastates küsimusele, siis kuidas käib patsiendi kaasamine või patsientidega töö, siis ilmselgelt meie võtsime selleks nii eetikakomitee luba kui ka tegelikult ka meie töötasime läbi piisava olulise hulga materjali selleks, et aru saada üldse, mis see valdkonnas toimub, kuna disainer omab sellist, ma pigem ütlen siis positiivset väärtust, et ta vaatab asjale värske pilguga. Ja me saime aru, et see tervikteekond on üsna palju kirjum, kui ta algselt nagu tundus. Et võib-olla, mida me siis teada saime nendest punktidest on see, ja miks ma omalt poolt nagu rõhutaksin just selle kasutaja teekonna põhise nagu vaate olulisust, sest see on nagu üks väheseid tööriistasid, mis aitab vaadata tegelikult ühte probleemi tervikliku teekonna võtmes. Ehk siis, kui ta läheb läbi mitme asutuse, kui ta läheb läbi mitme väga erineva osapoole, siis see on see tööriist, mis aitab tegelikult visualiseerida ja kuvada neid erinevaid osapooli ja kokkupuutepunkte erinevates etappides. Ja ilmselgelt üks olulisemaid tähelepanekuid, mis meil kohe algusest tuli, on see, et patsiendi vajadus toe järele algab diagnoosi ootamisel. Mida see tegelikult tähendab, kui me korraks püüaksime ette kujutada, on see patsient ei ole veel saanud teada, et tal on vähiravi, et tal on diagnoos. Ta ei ole teada saanud seda, ja veel arvesse võtta seda, meil võivad olla vale positiivsed, vale negatiivsed, mingisugused asjad, eks ole, kogu see asi, mis siin patsiendi peas hakkab toimuma, siis tegelikult patsient vajab
Ja. Täna õhtul teeme spagetti ja raketti. Haluaisin teha spagetti praegu ja siis teeme Vaadake, isi Reiko edasi. Vabandust, prioriteedid siiski. Ühesõnaga, et ja see on nagu päris keeruline nagu situatsioon ka süsteemi vaates, sest sa teatud mõttes ei ole veel tervishoiusüsteemis sees. Ja keegi ei saa ju sulle ka nii-öelda ennetavalt, mida me siis sulle pakume, kuidas. Ehk siis, kuidas sellise olukorraga tegeleda, see on nagu väga oluline, ka arstid ise tunnistasid, et tegelikult inimene vajab tuge esimesest hetkest ja et diagnoosi edastamisele ja ka selle diagnoosi ootamise aeg, sellele ei pöörata piisavalt võib-olla tähelepanu. Ja see on see ka hetk, kus inimesed pöörduvad doktor Google'i juurde, pöörduvad alternatiivmeditsiini juurde, rohelised ja sinised joogid kohe tulevad varnast. Et see kiirus, millega sinna jõutakse, on muidugi hämmastav. Et see oli esimene oluline asi, milleni aitas tegelikult ka väga visuaalselt. Ja siin ma olen nagu Liinaga väga päri, et nende protsesside visualiseerimine on äärmiselt oluline, sest see aitab teha need asjad nagu konkreetseks paberile pannes, sa fikseerid need olukorrad kuidagi. Ja sul tekib nagu pilt sellest. Ma mäletan, kui meie PERHis tulime kasutajateekondadega, ma mäletan väga eredalt seda koosoleku, et see oli meie jaoks nii-öelda see mängumuutja. Teine asi, mis tegelikult nagu välja tuli, on see, et võib-olla üks oluline nii-öelda taipamine on see, et me peame mõistma, mis on see inimese kontekst. Ja see on see, kus kohas teenusedisain aitab nagu väga palju kaasa või disain lähenemine, kasutajakeskne lähenemine, kuidas kellelegi. Ja sest kui me loome teenuseid, kui me ei loo teenuseid nii-öelda kasutaja konteksti arvestavaks, siis järelikult me paneme mingite asjadega väga puusse. Näiteks inimesed diagnoosi saades, nende elus toimub midagi fundamentaalset ja radikaalset. Nad peavad ümber hindama väga mitmeid aspekte oma elus, nii oma elukorralduslikke, oma vaimseid aspekte oma lähedastega. Kui me räägime noortest vähidiagnoosiga nagu inimestest, siis sageli nad peavad mõtlema, kuidas nad oma vanematega, kelle ainsaks võib-olla hooldajaks ja abiliseks nad on, kuidas nad siis tegelikult toimetama peavad. Ehk siis tegelikult see mõjutab nende ravi soostumust, ehk siis nende ravi järgimist, nende toimetulekut ja ka ravivalikuid. Ehk siis täna toimub tugiteenustele jõudmine on pigem sõltub arsti paremast äranägemisest ja ei ole süsteemne. Ja tegelikult harv pole ka juhus, kus arst ise tegeleb patsiendi elukorralduslike aspektidega. Ja siin me peame küsima nagu teise küsimuse, et kas me tahaksime, et arstid peavad sellega tegelema. Üks oluline aspekt, mis meil välja tuli, aga see, et inimesed teadlikkus ja selline ülevaade oma raviteekonnast on väga puudulik. Meil tuli välja väga selgelt üks selge inimeste nii-öelda patsiendirühm, kes tahavad teada, mida nad saavad iseenda jaoks teha. See on ka see põhjus, miks nad pöörduvad doktor Google'i juurde, nad pöörduvad, kes iganes neile võiks nagu abi pakkuda. Ja üsna sagedasti mainiti intervjuudes, et kogu infot tegelikult valdab arst ja nendeni see kuidagi ei jõua. Et patsiendid vajavad rohkem võimestamist ja mitmekülgset nõustamist, et oma olukorraga paremini toime tulla. Ja sama kehtib ka lähedaste puhul kusjuures. Et lähedastega sageli otseselt keegi ei tegele, aga nende jaoks võivad need mured võrdväärselt võib-olla mõne teise raskuskeskmega ikkagi välja tulla. Ehk siis me peaksime ka vaatama mitte ainult sellist patsienti, vaid teda ümbritsevat sellist kogukonda. Ja loomulikult, millest on siin juba palju räägitud ka täna Kiti ja Liina kaudu, siis et see aja ja energiakulu teenustele saamiseks on ikka äärselt tohutu. Et meil tuli praktiliselt 100% kõikidest intervjuudest välja see, et näiteks kordusravi järelravis on siis niimoodi, et vähipatsiendi nii-öelda
aktiivravi lõppedes, siis sa käid poole aasta tagant või teatud tsükli tagant, sa käid korduv visiidil, ehk siis kontrollid üle, kas nii-öelda haigus on tagasi tulnud või on mingid, kuidas sul läheb ühesõnaga. Selleks, et kordusvisiiti saada hiljem kui 4 kuud ja neid patsiente on päris palju, siis selleks on tohutu probleem, sest arstide infosüsteem, haigla infosüsteem ei võimalda broneerida aega kauem kui 4 kuud. Ja mida see praktikas tähendab, on see, et inimesed tulevad sõna otseses mõttes teisest Eesti otsast, liialdamata, Kapa-Kohilast, Tallinnasse, selleks, et hommikul kell 8 või kell 10 või millal iganes registratuur avatakse, olla järjekorras, et endale aeg kirja panna. Ma taaskord rõhutan, et tegemist on siis vähidiagnoosiga patsientidega ja miks nad tulevad Tallinnasse, mitte näiteks Tartusse tükki, on sellepärast, et need lähedased ja nende perekond on siin, kes aitab neil kohale tulla ja neid ära viia. Taaskord, see on see patsiendi kontekst, et see on see, millises olukorras ta on ja ta ei vali mitte elukoha järele sageli oma haiglat või asutust, ta valib hoopis mingite muude tegurite järgi, kus on tema lähedased, kus on tal tugi olemas, kus ta saab magada, kus teda viiakse, kus teda tuuakse ja muud seesugust. Ehk siis see on see inimlik aspekt selles süsteemis, mis tõesti, nii nagu ka Kiti ja Liina mõlemad on korduvalt rõhutanud, et teenuse loomisel tuleb neid arvesse võtta, vastasel juhul me paneme mööda. Ja me paneme lihtsalt sellega mööda, et see teenus ei jõua täisväärtuslikult nii-öelda patsiendini. Ja võib-olla mõned lahendused, mida me ette nägime või mida me välja pakkusime töörühmas, samuti mida me teeme oma töös, võib-olla sellist, mida me oleme näinud, et teised siis sellist kasutajakeskset avaliku sektori lähenemist propageerivad ja toetavad üksused ka mujal maailmas. Idee on see, et milleni nad ei jõua, on see, et meie teeme tegelikult oma välitöid koostöös siis nende erinevate osapooltega. Just sellel samal põhjusel, mida Kitiga välja tõi, on see empaatia selle kasutajaga, et me saaksime selle statistikast ja numbrist ka edasi vaadata. Ehk siis ja ma kindlasti olen viimane inimene, kes nagu vastandab neid asju, sest kvalitatiivset ja kvanti. Ma pigem ütlen, et peaks teineteist alati täiendama. Ehk siis kvant aitab meil mõista, mis toimub, kus toimub, kellega toimub ja kvali aitab meil tegelikult mõista, miks toimub ja kuidas toimub ja nii edasi. Ehk siis süvitsi läheb mingite probleemidega. Ja selleks nendeks eelnevateks punktideks me käisimegi välja ettepanekud, et meil võiks tekkida selline paikmapõhine õde-koordinaator, kes siis aitab tegelikult, kes on siis osa sellist multidistsiplinaarsest ravimeeskonnast ja kes aitab tegelikult patsiendil ja lähedasel tegelikult kogu selle halduskoormuse, ütleme siis sellise null halduskoormust projekti tekitada. Ehk siis patsient ei pea enam ise läbi hekseldama ja sageli ta on esimest korda silmitsi tegelikult, ka mis puudutab lähedasi, on nad silmitsi sotsiaal- ja tervishoiusüsteemiga. Nad ei ole varem kunagi pidanud sellega kokku puutuma ja perearstiga ka üliharva. Ehk siis see on üks inimene, kes on osa siis ravimeeskonnast, aga kes siis aitab läbi sõeluda kõigest sellest. Mis siis veel, siis samuti võib-olla oluline punkt, mis siia juurde tuua, on see, et paralleelselt raviplaanile tekiks ka toetusraviplaan. Ehk siis, et inimene sellest hetkest, kui ta saab diagnoosi, teda viiakse, kantakse läbi, temale tekib ka selline toetusraviplaan. Toetusravi on siis kogu see psühholoogiline, füsioteraapia, valuravi, kogu see, mis toetab tegelikult patsiendi sellist sotsiaalset ja psüühilist siis nii-öelda siis protsessi. Et need olid siis mõned siis paljudest, mitte paljudest, aga mõned siis mitmest lahendusest, mida
võib-olla soovin esile tõsta, mis siis on ka tegelikult tänaseks päevaks eelmise nädala seisuga ka vähistrateegiasse kinnitatud, et siis ega midagi muud kui ootame nende realiseerumist. Et näiteks õde koordinaatori tegelikult nii-öelda lahendus täna piloteerimisel insuldiprotsendi projektis, millest just Liina ja Kiti rääkisid ja siis praegu kogutakse nii PERH-is kui ka TÜK-is siis väärtuslikku infot nende rollide kohta. Ehk siis mida ma ütleksin võib-olla kokkuvõttes, et mida nagu patsiendid ootavad ja see on mingi küsimus, mida minu käest küsiti siin eelmisel aasta lõpus ka PERH-is ja põhiline asi on see, et patsiendid soovivad, et neid käsitletakse tervikuna, et mitte ainult nende diagnoosi, mitte ainult nende sümptomeid, vaid tervikuna. Nende vaimset seisundit, nende sotsiaalset seisundit, nende majanduslikku, neid tervikuna. Ja see on see, mis aitab tegelikult ravi järgimisele kaasa ja kõigele muule. Nii et vist on küsimuste aeg. Aitäh, Daniel, ettekande eest. Et küsimused ilmselt vaikselt potsatuvad siia, aga ma võib-olla kajaks vastu, peegeldaks vastu, et siit esmalt tuli hästi välja ka see, et kuidas tegelikult praegu need erinevad algatused, see insuldiravi algatus ja vähiravi teekonna parandamine, et kuidas nad tegelikult üksteist ka toetavad, et neid nagu ühel teekonnal tehtud lahendused, kas siis inspireerivad seda järgmist projekti või võetakse sellest eelmisest midagi üle. Ja siit tuli ka väga hästi välja see, et mis on ikkagi selle disainiprotsessi peamine väärtus, mida ka Kiti rõhutas, on ikkagi selle inimese vaatepilti toomine, sest nagu ka ühes esimeses koostööprojektis, mis ma tegin koos perearstidega, siis pärast seda disainiprotsessi läbimist Diana Ingerainen võttis selle kokku nii, et ta tegelikult ei teadnud, või ta tegelikult ei olnud seda tervikvaadet, et kust patsient tuleb enne kabinetti ja kuhu ta pärast läheb. Ehk siis nagu selle pildi hoomamine ja kogu selle terviku vaates siis selle inimese pilguga süsteemi vaatamine on see väärtus. Ja Danieli tänatakse väga sisuka vaate eest. Kas on keegi, kes tahab vahetult küsida? Võite ka mikrofoni kasutada või potsatada oma küsimused siia tekstikasti. Aga siit mitu põnevat teemat, mida võiks ühiselt arutada, alates siis sellest selgemast nii-öelda patsiendi kommunikatsioonist või ka üldse selle nii-öelda patsiendi adumisest, et patsient on tegelikult see üks ja vaata, et olulisem osapool kogu selles, et kui Liina, sa tõid välja, et see raviteekonna need 3 olulist komponenti on see tõenduspõhisus, parimad praktikad ja patsientide vajadus, siis just see 3. komponent, see patsientide vajadus sellest raviteekonnast on see, siis, mida disainiprotsessi kaudu siis kõigi osapoolteni tuuakse. Aga nii, vaatan, kas siit on küsimus Danielile, et mis vähipatsiendi teekonna kaardistamisest edasi saab?
Ja see on väga hea küsimus. Aitäh selle eest, et nagu ma korraks mainisin ka tegelikult, meil oli siin eelmisel poolaastal on siis, ja nüüd see on siis, eks ole, 1,5 aastat pärast seda, kui meil projekt on läbi küll, aga toimus päris intensiivne töö selleks, et kõik need tähelepanekud ja patsiendi vaade ja mul oli nagu au selles osaleda, on nüüd kirjutatud ka vähistrateegiasse, mis on siis selline oluline dokument valdkonna arenguks siis järgmiseks 10 aastaks. Ja lisaks sellele on muidugi konkreetsemalt siiras hea meel ka selle üle, et ka üks selle patsiendi vaate siis töörühma juht on täna siis onkoloogia ja hematoloogia kliinikumi eesotsas, ehk siis et lootus on siis, et need asjad hakkavad ka siis realiseeruma, aga nagu ka siin enne öeldud sai, et mõned lahendused on täna piloteerumas siis insuldi patsiendi projektis ja ma usun, et kui siin ennem käis küsimus, et mitu teekonda on vaja, et tervishoid ära kaaristada, siis ma arvan, et need lahendused on kindlasti, mis toimub ühes selles, siis me võime vaadata mingite nüanssidega tegelikult võib-olla kroonilist haiget mingisuguse nii-öelda, kui väga laia pintsliga nüüd tõmmata, kindlasti siin on ka erisusi. Aga üks asi, mis mul jäi ennem ütlemata, võib-olla see, et mis me alguses projekti eesmärgiks valisime, oli kaaristada 6 enamlevinud vähipaikme ülesed ja spetsiifilised mured. Aga mis meil tuleb välja, on see, et tegelikult need mured ei käi mitte paikmed pidi nii väga, kuivõrd inimeste kaudu, ehk siis kuidas inimene tegelikult suudab toime tulla keeruliste olukordadega, millist tuge ta vajab, milline on tema elukorraldus, kus ta parasjagu elab, ehk siis nii väga see vähipaige ei mõjuta seda tema toimetulekut, kuivõrd siis tema ise, milline ta on ja milline on tema tugivõrgustik. Ehk siis sellega ma tahan lihtsalt seda öelda, et need lahendused kindlasti on ülekantavad. Nii et jah. Daniel, siin küsiti ka seda, et miks ei ole, et kas sul on näidata ka sellist protsessijoonist sellest paremast teekonnast. Nii et äkki sa siia tekstivestlusesse paned lingi sinu projekti materjalidele, midagi vist on avalikult jagatav. Ja, aga suure ringi jutuks, et siin oli juttu juba sellest, et mitu teekonda on vaja läbi käia, et süsteem, tervishoiu kogu põld siis saaks hästi haritud. Ja teise külje pealt minu jaoks on ka huvitav küsimus, et kuidas siis inimkesksemate teenuste arendamine, kes seda teeb ja kuidas see võiks areneda, et kui täna on KIT-i haigekassast nii-öelda lükkab takka või tirib eest ja siis on innotiim ja siis on võib-olla mõned tegijad siin ja seal ja tavaliselt, eks ju, see on midagi, mida siis nii-öelda ühe hoogtöö korras võetakse ette. Et küsimus Kitile, Liinale ja Danielile, et kuidas te näete, et kes 5 aasta pärast nende teenuste disainimisega tegeleb ja mis on siin roll organisatsioonidel, nende kvaliteediosakondadel või teistpidi, et kus 5 aasta pärast need disainerid töötavad, et kuidas seda suurt tööpõldu siis jagata. Ma võin otse lahti teha. See natukene seostub, ma vaatasin, Maido Parv on küsinud väga põneva küsimuse,
et kas tuleks hakata hoopis süsteemi lammutama ja ma olen tegelikult selle peale hästi palju mõelnud, et võib-olla, et see, mida me teeme, see ei ole, selles suhtes ta ei ole radikaalne innovatsioon, et me nii-öelda toimetame nende olemasolevate nii-öelda olemasolevates raamides, aga võib-olla tegelikult tõesti ühel hetkel tuleks vaadata nagu otsa sellele, et võib-olla peaks selle asja nagu hoopis teistmoodi tegema. Aga vastates sellele teisele küsimusele, siis mina arvan, et praegu on, et see nii-öelda asi on käima lükatud, et see paar aastat on nagu tekitanud sellise mingisuguse innovatsiooni valmiduse ja ma arvan, et üha rohkem organisatsioonid ise peaksid võtma selle üle. Ja mulle siiski tundub, et nagu kõige lihtsam nagu mingeid asju korda teha olekski nii, et selliste, on see siis mingisuguse disaini sprindi formaadis või mingid nagu tegelikult häkatonid, värgid, et minu teada ei ole üheski haiglas sellist asja nagu olnud ja ma väga tahaks seda teha, sest et ei pea ju alati, see ei pea olema nii, et kirjutame nüüd suure projekti, vaid lihtsalt tiim kokku, hakkame tegema, võib-olla neid vahendeid on vaja natukene ajaressurssi, võib-olla mingit lisarahastut seda, et paar inimest saavad kokku ja mõtlevad ja ongi see asi juba nagu parem, et see võiks minna sinna suunda, mitte nii, et oi, et ei tea, kas on Tervisekassal uus voor avanemas, et siis võtame selle fookusesse, et ei, see kindlasti peaks olema organisatsiooni enda seest tulenev selline innovatsiooni tahe. Jah, ma võtan võib-olla Liinalt üle, et täiesti nõustun, et üks ongi need konkreetsed projektid või mida me ise nimetame ka sellised nagu demonstratsiooniprojektid, et nende mõte tegelikult laiemalt on ju sellist innovatsioonile nagu soodsat või avatud keskkonda luua või nagu piltlikustada ja näitlikustada, kuidas võiks asju teha, et nii on, kui me nii teeme, siis see on okei ja see on nagu hästi. Ja need projektid, mis on need insuldiprojektid või see vähiteekonna projekt, millest Daniel rääkis, et teisi nakatada on see põhiline nagu mõju, mis nendest projektidest saab tulla, et see tekitaks nii-öelda sellist positiivset levimust, sellist innovatsioonile nii-öelda soodsat mõtlemist organisatsioonides, eks ju, kus neid projekte tehakse ja ma tean nagu täna insuldiprojektide pealt, et need on hästi palju mõjutanud haiglates seda sellist nii-öelda eestlasele kõige omasem on nagu selline kadedustunne, et üks eriala vaatab teist ja näeb, et pagan küll, et mida nad seal teises osakonnas toimetavad, et kogu aeg neist kirjutatakse, jube põnevaid asju teevad, tahaks ka, et kui tekib juba see tahaks ka moment, et see on juba nagu see, mida ma selle nakatumise all nagu silmas pean. Ja võib-olla Danielilt ka siin küsiti, et projekt on ainult siis hea, kui kohe nagu pärast projekti tuleb ka nagu mingi tulemus või keegi kohe hakkab seda rakendama. Tegelikult ei ole nii, et tihtipeale muutuste juhtimises ei ole see, et kui sa ikkagi räägid üsna nagu suurtest ja palju osapooli hõlmavatest muutustest, siis see mõtteviisi muutus on see, mis viib nagu tegutsemiseni ja tihtipeale need pärast seda teenusedisaini sekkumist, need mõtted peavad nagu natukene nagu settima või kuidagi nagu süsteemis peab tekkima see nagu momentum mingite asjade siis nagu edasiviimiseks või rakendumiseks, et see, kui pärast disainiprojekti kohe ei tule ka mingisugust nagu aktsiooni, et see ei tähenda veel seda, et see disainiprojekt oleks ebaõnnestunud. Siin on korraga selline ongi selline kultuuriloome ja innovatsiooni kultuuriloome ja teisest küljest eraldi on siis nagu need praktilised lahendused, tööriistad, mis siis mingit probleemi teekonnal lahendavad. Ma veel, Liina, sa võtsid sellest Maido kommentaarist kirja nagu korraks kinni ja mainisid seda süsteemi pööramist ja seda raamide nihutamist, siis siinkohal ma näen, et haigega väga insuldiprojektis mõnevõrra võib-olla see kuulajatele jäi pisut muu jutu vahele, on see, et tegelikult ka insuldiprojektis mõnevõrra neid raame siiski ka painutati.
et see oluline suur pööre seal oli rahastuse skeemi muutus. Kitti, võib-olla sa selle ühe lausega seletad paremini ära veel, et tegelikult ju te Haigekassas üks süsteemi pööre oleme väga põnevil, et mis muutub nüüd, kui Haigekassast on saanud Tervisekassa ja kas millalgi siis on ka nii-öelda selles suunas süsteem ka pöörduv, aga kuniks sinna mitte minemata praegu, siis tegelikult ka Insuldi projektis mõnevõrra neid raame selle rahastusskeemi mudeliga ju ka muutsite. Ja selle Maido küsimusele vastuseks just, et meil tegelikult me Tervisekassas pigem nagu otsimegi sellist nii-öelda süsteemi siis positiivselt lammutavaid lahendusi, sellepärast et näiteks see, kuidas me tasustame, et sellest, millise motivatsiooni sa annad tasustamisel, sellest tegelikult sõltub see, mida sa saad vastu. Et kui sa oled, nii-öelda mõõdad teenuste arvu, siis sa saad järjest rohkem teenuseid. Kui sa hakkad mõõtma tulemust, siis tegelikult need, kes selle tulemuse ära toovad, seda üks osapool ei too ära, paratamatult peavad nad siis tegema koostööd selleks, et see tulemus ära tuua ja sa saad rahastamise läbi juba turuosaliste käitumist mõjutada. Et see on nagu see pikem või nagu see nii-öelda strateegilisem mõte selle taga, et Insuldi projektis et üks on see, et me andsime haiglatele nii-öelda sellist top-up innovatsiooniraha, et proovige teha teistmoodi. Ja ka tegelikult lasime hästi palju ikkagi ka nagu raame liigutada. Ja teine pool on see, et me hakkasimegi patsientide tervise tulemusi mõõtma. Ja kolmas ongi see, et me hakkasime siis nii-öelda bundled payment'i või siis raviteekonna põhist rahastamist katsetama, ehk et nagu 3 erinevat sellist süsteemi muutvat sekkumist koos. Ja kõige selleni viis seesama teenuse disaini projekt, mis aitas nii-öelda võtta ette patsiendi vaatest kogu teekonna nii-öelda tervikuna. Et meil ei olnud ette nagu nii-öelda tihtipeale on ju see, et tellija on ette öelnud, et ma olen ise kohanud ka nagu olnud positsioonis, kus tellija tegelikult ise ütleb, et meil on siin väga suured probleemid ja me tahaksime see äppi saada. Et tulge ja tehke meil üks teenusedisaini projekt, mille tulemus on see, et te kinnitate ka, et see äpp on väga hea lahendus. Et me üldiselt oleme seda nagu teenusedisaini ostes hästi proovime olla hästi avatud, et me ei osta seda selleks sisse, et me saaksime kinnitust oma juba püstitatud nagu hüpoteesidele, vaid tegelikult päriselt ka tahame lahendust disainida siis vastavalt sellele, mida see teenusedisaini etapp meil ütleb. Ja see on omamoodi selline ka töökultuuri muutus, et olla avatud organisatsiooni või tellijana või haiglana sellele, et sa protsessi alustades ei tea, kuhu sa lähed ja võib-olla seal seda sinu esimest lemmikmõtet lõpuks ei olegi sees. Et ka üks asi, mis kultuurimuutus, mis selle teenuse disaini laiema rakendamisega ka kaasas käib. Nii, aga aeg on lennanud, kell on 6:30. Meiega vahepeal oli siin 130 inimest ja nüüd saame head õhtu jätku soovida 90-le. Ma loodan, et need kommentaarid siit laetakse alla ja siit veel väikest viisi see diskussioon seal chatis tiksub. Et ma loodan, et Disainikeskus tervishoiu teemadel teeb varsti mõne järgmise seminari, sest võiks eraldi ette võtta ka e-tervise küsimused ja neid teemasid jagub veel.
et tänan Kitit ja Danielit ja Liinat jagamast oma kogemusi ja disainikeskust seda teemat kogukonnas tõstatamast. Aitäh! 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 Ja mõnusat õhtu jätku teile. Kui teid huvitab vähiravi projekt, siis selle kohta te saate lisa lugeda Innotiimi leheküljelt ja Haigekassa ja insuldi tegemistest siis Haigekassa veebist, et leiate lisalugemist, kel on huvi. Nii.